Tere, mu eheda elujõu otsija! Täna me uurime edasi võimalusi, kuidas elada kartulivabalt. Otsustasin, et keedan teile borshisuppi. Borsisupp tegelikult peakski vist originaalis olema kartulivaba, aga nagu ma näen, siis väga paljudes peredes on ikkagi kartul leidnud tee selle supi sisse. Mina teen täna niisugust omamoodi borshisuppi, mis on hästi köögiviljarikas. Räägin teile ka, kuidas see valminud on. Suppe armastan ma keeta kondipuljangi põhjale. Et kondipuljang on siin pajas juba ilusasti valmis podisenud. Selle niisuguse mõnusama, krihvtisema maitse andmiseks, mida borsil võiks olla, keetsin ma siin sees põdrakonte ja lambakonte. Katsin need ilusasti veega ära. Panin sinna paar pisikest punast sibulat koos koorega. See koore all on just kõige paremad asjad. Pihutäie peterselivarsi, samuti sellerivarsi, mis annavad supileemele iseloomuliku maitse. Ja väikse törtsu õunaädikad ka, et see aitab esiteks kontidest mineraalaineid välja tõmmata. Ning teiseks see aitab ka hiljem selle peedi värvi säilitada, et borsi sisse ju sageli pannakse natukene tomatit, et see aitab selle hapestusega värvi säilitada. Aga kuna mina tomatit maavitsalise päritolu tõttu väga palju ei armasta, siis on kasutusel hoopis kodumaine õunaädikas. Et soola ma esialgu siia sisse ei pannud, see läheb pärast kõige lõpuks maitsestamiseks. Need köögiviljad mulle meeldib borsi sisse ära riivida. Kasutan selle jaoks elektrist riivi. Ja täna ongi, ma hakkan siin vaikselt juba toimetama, et ma panen peedi kõige esimesena siia sisse, sellepärast et punapeedi, et tema armastab kõige kauem keeda. Aga kuna ta on riivitud, siis ta läheb palju käbedamini. Seda võib ka muidugi kiirkeetjas teha, siis läheb eriti ruttu, siis võib põhimõtteliselt tegelikult kõik asjad korraga panna. Et mis need teised asjad on, mida ma olen siia pannud, et oleks hästi köögiviljarikas, hästi toitev. Tegelikult on siin veel üks peet, siin on kollane peet, aga need kollased peedid on hästi tillukesed ja mulle tundub, et nad keevad kiiremini, nii et ma nüüd praegu kohe selle punasega koos ei pane, et see punane on niisugune suur ja tundub, et temaga võib kauem aega minna. Et kui see punane on nüüd siin 5 minutit ära käinud, siis ma hakkan järgmisi asju panema. Nendeks järgmisteks asjadeks on mul siin porgand. Nii, siis siit on näha see ilus kuldkollane või kuldne peet. Sõltuvalt sellest, kuidas keegi teda nimetada tahab. Ja siin kõige all on veel kaalikas. See on siis see kaalikas, mis on pealtpoolt lilla koorega. Et neid on kahte moodi, ühed on pealt roheka koorega ja teised lillaga. Kui panen kaane peale, siis läheb natuke kiiremini. Paneme kuumust ka veel juurde. Nüüd räägin edasi, mis ma panen suppi sisse, et kui kõik need kõigepealt on 5 minutit peet ära käinud, siis ma panen järgmised köögiviljad, lasen nendel ka kuskile 12 minutit keeda ja siis kõige lõpuks olen ma siin hakkinud ühe suure jõuatäie kapsast, tavalist peakapsast. Ja see läheb ka veel, ma arvan, et pärast 10 minutiga, siis on kõik asjad juba hästi mõnusasti pehmed, kiud on pehmed, mineraalained sealt küljest lahti tulnud. Et kui on soovi, et oleks rohkem antioksüdante selles supis, oleks veel rikkalikum, siis võib punast kapsast kasutada, aga mul oli just parasjagu pooleli üks tavaline valge peakapsas, nii et läks see siia sisse. Kui see kõik on nüüd valmis käinud, siis ma soola panen ennast kõige lõpus, sest soolal on see omandus, et ta tõmbab mineraalaineid välja, aga õnneks kui nad jäävad leeme sisse, siis need lähevad ka kõik kõhtu hiljem. Nüüd suppi valmistades ma soovitan teha hästi lühikese leemega supp, niisugune peaaegu nagu ühepäevatoit. Sellepärast, et kui supp on väga sellise pika leemega, siis ta lihtsalt lahjendab maa maha ära ja saate toitaineid sealt selle võrra vähem kätte. Nüüd räägin ju lihast sageli, et kus siis on liha, et kondipuljangisse tegin selle suppi. Et mina tavaliselt supi sisse liha ennast ei keeda. Et ma võin küll teha nii, et ma panen koos kondiga liha keema ja kui liha on sealt küljest lahti tulnud, siis võtan selle välja. Ja liha ma tavaliselt pakun nagu kausi seest eraldi juurde. Sellepärast, et meie peres õudselt liha süüaks kas hommikul ja lõuna ajal, aga õhtul tavaliselt enam mitte. Et seedimist jõuseks vähem koormata.
nii et sellisel juhul, kuna borsisupp on selline ideaalne soojendamisroog, siis seda on siis võimalik valida, et kas lõunasöögi ajal paned sinna liha sisse ja õhtul sööd teda sellise köögivilja roana. Igal juhul kokku tuleb see väga maitsev. Siia võib panna veel, kes tahab, natuke totsukese tüümiani juurde, mis minu meelest annab borsisuppile väga, väga mõnusa maitse. No nüüd läheb ägedalt. Et head katsetamist sulle ja head isu. Peatse kohtumiseni.